Tere tulemast Võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Täna soovin ma siis võtta luubi alla ühe väga huvitava teema, millest on soovitud, et ma vähekene räägiksin. Ja see on siis see, et sulle öeldakse, et ma ei ole huvitatud võrkturundusest või kettturundusest või mingisugusest püramiidskeemist. Et igaüks meist saab vahel siis sellist vastukaja, kas siis harvemini või tihemini oma äris, et ma ei ole huvitatud võrkturundusest. Kas see on jälle see mingisugune kettturundus või kui see on see, siis ma ei ole huvitatud. Et mis iganes see väide ka on, siis tegelikult on see, mida nad tahavad sulle öelda, et see on siis nagu reaalsus, mis selle ütluse taga on. Mis te arvate, mida see tegelikult 99% juhtudes siis tähendab? See tähendab seda, et nad on ise proovinud ja nad on ebaõnnestunud. Kas siis ise või siis mõni lähedane, kas siis sugulane, pereliige või tuttavatest, kes on tegutsenud, kes on ebaõnnestunud. Nad ütlesid ise endale, et aitab, mina sellega enam kunagi ei tegele. 1% inimestest on need, kellel on kogu aeg seda võrkturunduse võimalusi pakutud ja nad ei ole lihtsalt ennast sellega kurssi viinud. Siis tuleks rahulikult seletada, mis see on ja püüda selles mõttes edasi minna. Aga mis on juhtunud inimestega, siis nende 99%-ga, kes on siis ise proovinud, olnud seotud, kellel on räägitud, ühesõnaga neil on kuskil lähedal, kas siis sõprade või tuttavate ringis on see emotsioon niivõrd tugev või neil on kordavalt seda emotsiooni edasi antud. Ehk et nad on siis ise hakanud tegutsema, neil on olnud negatiivseid emotsioone, kas neil on valdkonda valesti tutvustatud või nad on olnud sellised lotomentaliteediga, et nad on lootnud, et keegi viib neid siin edasi siin valdkonnas või et nad saavad vähese vaevaga rikkaks või et nad toovad ainult 1, 2, 3 inimest ja kõik see nende meeskond hakkab kenasti tööle, nende äri hakkab edenema. Sest mis on see, et kui sa oled professionaal, siis sa võtad meie valdkonda tõsiselt ja ebaõnnestumine ei ole üldse sinu jaoks mingisugune valik. Sinu valik on ainult õnnestumine. Ükskõik millisel tasemel sa siis oled, sa hakkad ju tasapisi õnnestuma. Ja kogu aeg koolitad ennast ja lähed aina paremaks ja paremaks. Nii nagu see on igas teises ärivaldkonnas tegelikult. Et siin on see, mis mulle meeldib küsida, kui mulle öeldakse, et kui see on mingi võrkturundus, siis ma ei ole huvitatud. Minu vastus oleks järgmine, et ma soovitan ka seda vastust sinul endal kasutada. Ma arvan, et sellest saab lõbus kogemus ja saad väga palju uusi võimalusi, kuidas inimestega edasi suhelda. Sest edasi suhtlemine on ülimalt oluline siin. Kui keegi ütleb, et ma ei ole huvitatud võrkturundusest, siis ma ütlen, et vau, okei, et sa saad mulle äkki oma kogemusest rääkida. Et sul on jutt, mida ka mina soovin kuulda. Mis lugu see on? Mis juhtus? Et kas sa oled olnud võrkturundusega seotud? Mis siis juhtus? Midagi juhtus, Anja? Mis see oli? Räägi mulle, mis juhtus? Räägi mulle oma lugu. Ja kas see ettevõte läks pankrotti või sa ei saavutanud seda edu, mis sulle lubati? Kui kaua sa olid sellega seotud? Mitu aega tagasi sa olid sellega seotud? Mis ettevõte see oli? Mis siis juhtus? Räägi mulle see lugu ja ole nagu vaimustatud sellest, et las inimene räägib ise. Sest kuskil on see, mis juhtus tema või tema lähedasega. Lase neil ise rääkida sulle see lugu. Ja läbi selle, et nad räägivad sulle oma loo, nad põhimõtteliselt nõustuvad sellega, et kas neile siis ei räägitud piisavalt, ei selgitatud, neil ei olnud toeks rasketel olukordadel või neid õpetati kuidagi valesti või siis üldse ei õpetatud näiteks. Või nad ei teinud ise seda kõike kodutööd ära, mis neil paluti teha. Või näiteks, et mul ei olnud aega. No, las nad räägivad. Mis iganes siis on, las inimene ise räägib, mis siis tema või tema lähedasega juhtus. Ehk siis ära lase ennast häirida selleks, et sellest refleksmehhanismist, kui inimene ütleb, et ei.
Sest mida nad püüavad tegelikult sellega teha, on nad püüavad ennast kaitsta. Püüavad kaitsta ennast selle ebaõnnestumise eest ja nad blokeerivad ära oma lootused siis ja unistused tuleviku koha pealt. Et tegelikult on niimoodi, et enamasti inimesed saavad aru, mis läks valesti. Et tegelikult on olemas see võimalus siin meie valdkonnas. Et kuidas olla siin edukas. Aga nad ei tea seda veel. Nad lihtsalt ei teinud kõiki õigesti, kõiki asju. Ja kui tuleb see vastus, siis mina proovin alati uurida, mis on see põhjus. Et sa võid järgi uurima, et mis see siis tegelikult oli. Sest meie eesmärk on tegelikult aidata ja saada neil võitu sellest hirmust. Sest kui sa hakkad meie valdkonnas tegutsema, siis sa saad tegelikult midagi, mida ükski teine valdkond ei saa sulle pakkuda. Sa saad luua fantastilise meeskonna, õppida meeskonnaga tegelema. Palju on näiteks kas või Eestis sellised ettevõtteid, kellel on 500 ja enam inimest meeskonnas. Palju on neid ettevõtte juhte, kes üldse saavad võimaluse tegeleda selliste suurte meeskondadega, õppida meeskonnaga suhtlema, rääkima, neid juhtima. Saada kõige paremaid koolitusi meie valdkonnas, oskusi, väga lühikese ajaga tegelikult. See on, meie valdkond annab võimaluse igaühel, kes vähegi soovib jõuda tippu, olemata siis väga sellist vanusest, olemata sellest, millega inimene on tegelenud oma elus, mida ta teinud on, suhelda inimestega üle maailma ja seal on väga palju erinevaid eeliseid, mis siis tegelikult meie valdkond pakub. Inimesed osati nagu teavad ja on teadvustanud endale seda, et see on nende võimalus, aga nad on nii kinni oma ebaõnnestumises või siis see, mis on neile räägitud. Ehk siis järgmine kord, kui keegi ütleb, et võrkturundus, ma ei ole huvitatud, siis küsi, et vau, et sul on mingi lugu mulle rääkida. Räägi mulle see lugu. Räägi, mis juhtus, millal see oli. Ja kui kaua aega tagasi see oli. Mis ettevõttega tegu oli. Kas see juhtus sinuga või sinu lähedasega. Tuttava sugulasega. Ja alles siis saad sa hakata vestlema ja jõuda siis selle põhjuseni ja rääkida talle rahulikult, mis asi on võrkturundus. Mis meil pakkuda on, mis on need eelised. Mis on see võimalus, mis sinu äris inimesi seob? Miks sina sellega tegelema hakkasid? Sest kui asi oli tootes või ettevõttes või selles meeskonnas, siis see ei tähenda, et terve meie valdkond oleks kehva. Sest et tegelikult oli ju põhjus eelnimetatud mõnes detailis. Ja sa võid talle soovitada loomulikult ka minu videoblogi vaatamist. Las ta vaatab esimesi videosi, kus ma selgitan, mis on võrkturundus, mis on need võrkturunduse tooted, kuidas luua meeskonda, mis on olulised esimesed sammud ja las ta viib ennast sellega kurssi. Et las ta uurib, kuidas tegelikult meie valdkond töötab. Sest et mis minuga endaga on juhtunud, on see, et ma olen rääkinud paljudele inimestele, kes on nii väga vastu võrkturundusele. Ma olen neile selgitanud, kuidas ja mismoodi tegelikult asjad meie valdkonnas käivad ja nad on rohkem kui üllatunud, et okei, jah, ma olin kas vähe teadlik või asi oli minus või minu ülaliinis või see ei olnud päris see õige ettevõte või alati on leidunud see, mis pani neid nii-öelda seda refleksi kasutama, kohe tõrjuma sind. Tähtis on suhelda täiesti rahulikult ja uurida, mis on see. Mis on tema suhted võrkturundusega? Mis tema üldse teab? Las inimene räägib sulle. Ja siis selgita rahulikult, mis see on. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks. Sest meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Aitäh!